Tere päevast, tere tulemast minu Moodle videokursusele ja täna siis räägime ikka testist ja juba kolmandast küsimuse tüübist. Multiple choice ja see on siis küsimus, kus saab valida mitu vastust. Kõigepealt vaatame, kuidas see välja näeb, eelvaade ja mis mina tegin siis, siin on choose all sentences in the present simple, vali kõik laused lihtminevikus. Siin on rohkem kui üks õige vastus ja õpilane peab need kõike valima. Ja lähme tagasi, vaatame, kuidas ma selle tegin. Muuda küsimust. Ja tegelikult see on päris kerge. Siin on siis juhised ja selleks ülesanneks seda juhist piisab. On ju, vali kõik laused. Ja lähme edasi. Siin ma siis panin sellesse kategooriasse, kuhu ma võin panna. Näete, ma tavaliselt ignoreerin neid asju, aga see on tähtis, mul on siis 5 õiget vastust ja punkte on ka 5. Siin on lubatud mitu õiget vastust, kas üks või mitu vastust ja vastuste järjekorda saab muuta, tegelikult arvuti muudab seda kogu aeg ja nummerdan nii, et ABC, okei. Ja millele te peate oma tähelepanu pöörama, et vaadake, mul on 5 õiget vastust, nii et ma pean 100% siis jagama 5-ga ja siis ma saan 20%, et iga õige vastus annab 20%. Kui teil on 3 õiget vastust, see peab olema siis 33,33 ja nii edasi. Aga summas see peab olema 100. Ja neid vastuseid saab ka vormindada erinevalt. Ka mina tavaliselt seda ei tee. Näete, see on siis vale vastus ja puudub, hindamine puudub ja mingi trahv puudub, aga lihtsalt puudub. Ja ongi kõik, katsete arv ja märksõnad, mis te saate kasutada pärast selleks, et seda küsimust otsida, kuhu see kuulub ja kõik salvesta muudatused. Tänan vaatamast, head aega!